Ja me oleme 2 koosolekut vaadanud teemat ja see teema on, kust usk tuleb. Ja me leidsime, et usk tuleb kuuldust, järjepidevalt sõna kuulmisest ja selle praktikasse panemist. Amen. Ja kuuldu peab tulema Kristuse sõna kaudu. Nüüd me vaatame alapealkirja on, mis on usk. Amen. Ja juba eelmine kord me vaatasime, et usk on Hebra 11.1. Usk on loodetava sisu nähtamatud asjade tõendus. Eestikeelne ütleb, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Aga kui vaatad originaalit, ta ütleb, aga nüüd usk on. Kuna on usk? Nüüd on usk. Usk annab sisu asjale alati. Ja kui me vaatame siin ingliskeelne tõlge ütleb niimoodi, et usk tähendab aga seda, et me oleme kindlad loodetavas ja veendunust nähtamatus. Ja tänapäevane tõlge järgmiselt, usk on loodetava sisu andmine. Usk annab millele? Loodetavale sisu. Usk alati loob midagi, alati teeb midagi. Amen. Jumal ütleb meile lihtsalt, et usk on nähtamatu lootuse valdkonna haaramine ja selle toomine reaalsuse valdkonda. Jumal ütleb meile, siis teisi sõnu, lihtsalt, et usk on nähtamatu lootuse valdkonna haaramine ja selle toomine reaalsuse valdkonda. Et kui meil on mingi lootus, siis usk haarab sellest kinni ja toob selle kuhu? Reaalsusesse, eksisteerima. See sellepärast, et usk on nüüd, usk liigub nüüd. Mulle nii meeldib seda, kui me kuulasime seda Nancy, seda pühavaimu koosolekut ja ta väga hästi ühe asja tõi välja, et inimesed tihtipeale murravad läbi. Me peame sellest läbi murdma. Kui me vaatame sõna, siis sõna ütleb, me oleme juba läbi murdnud. Me oleme juba võitjad. Ja me peame õppima nägema seda, isegi ükskõik mis olukorras me oleme, me peame juba nägema lõpptulemust. Me oleme võitjad, isegi, ta tõi väga hästi välja, isegi seoses ajaga me oleme domineerivad aja suhtes. Miks? Sest Jumal lõi aja ja me oleme Jumala lapsed, me oleme domineerivad. Ta tõi väga hästi välja selle näite, seal oli Jeesus ja kui ta tegi vee veiniks. Kui me võtame ajaliselt protsessi, et veini saada, siis kui me hakkame istutama seemne, see kasvab viigipuuks või viinamarjapuuks, siis peab vili tulema, mingi teatud protsess peab toimuma. Aga Jeesus tegi, mis juhtus? Ta kiirendas aega. See on see, mida usk teeb. Samamoodi see usk teeb. Usk annab, mõned loodavad ja miks midagi juhtus? See on lootus. Lootus on alati kunagi tulevikus. Usk on nüüd, praegu, kohe. Liiga sageli, kui tegemist on püha vaimu saamisega, tervenemisega või palvele vastu saamisega, loodavad paljud inimesed lihtsalt, et nad selle saavad. See on üks lootus, et järsku ma saan, kunagi ma selle saan. Usk on alati oleviku vorm. Usk on alati olevikus, mitte tulevikus, minevikus, olevikus. Nüüd usk on. Kuid mitte lootmine ei ole see, mis asja ära teeb. Lootmine ei ole see, mis asja ära teeb, vaid uskumine on see, mis asja ära teeb. Piibel ütleb Hebra 11.1, usk on. Aga usk on, mis asi ta on? Kindel usaldus. Selle vastu, mida oodatakse ja veendumus, mitte sellest, mida ei nähta, või usk toob alati sisu. Usk on sisu. Nüüd usk on. Usk ei ole tulnud, meil eesti keeles kahjuks ei ütle, aga muidu originaalselt ütleb nüüd usk on, nüüd sama. Seesama kohe moment toimub. Või see pole praegu, siis pole see usk. Keegi võib öelda, ma usun, et ma saan püha vaimu kunagi. See pole usk, see on lootus, sest lootus on alati tuleviku vormis. Või osutades tulevikku. Aga usk on praegu, usk ütleb, ma võtan kohe vastu, ma usun, et mul on nüüd oma palve käes, kui ma palvetan. Markuse 11.24 ütleb niimoodi. Me peame mõistma, mida Markus 11.24 ütleb. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja annute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Usk on nüüd, kohe praegu. Amen. Me peame seda mõistma, kui tegemist on Jumalalt vastuvõtmisega. Me võtame vastu kuna? Kohe. Kui Jumal on midagi teinud, see on juba tehtud. See ongi see, et me peame õppima nägema, miks tihtipeale inimesed ei saa kätte, meeled on uuendamata või on lihtsalt ongi see käib kokku, veete uuendamine.
Usk toimub praegu, nüüd sama kohe. Lootus ütleb, ma saan selle kunagi. Usk ütleb, mul on see nüüd, juba käes. Ja nagu mulle meeldib väga hästi, mis minul oli väga suur õppetund, kui ma seda kuulasin, meil on see õpetus, me murrame läbi. Me peame sellest läbi murdma. Aga Piibel ütleb, sa oled juba läbi murdnud. Sa oled juba võitnud. Sa oled selle juba kätte saanud. Sa oled milline Kristuses? Rohkem kui võitja. Sa oled uus loodu. See ei saa, see protsess on juba ära tehtud. See on ära tehtud ja usu läbi me peame nägema seda, et meil on see tehtud, sest usk on kuna nüüd. Ma olen selles olukorras, me ei ole juhitud olukordades, situatsioonist, me oleme juhitud Jumala sõnast, mida Jumal ütleb, usk on nüüd. Ja ma räägin selles suunas, sest sama põhimõte kehtivad ka pühavaimu vastuvõtmise, tervenemise või palve vastuse saamise kohta. Usu põhimõtted on samad igas valdkonnas. Olgu selleks finantsid, pühavaimu ristimine, jumalik tervenemine või mis iganes see palve ka poleks. Ja kui me suudame õppida usu põhimõtteid, siis on lihtne saada Jumalalt vastused kõigele või kõik saada Jumalalt, mida sa otsid või mida iganes sa soovid, mis on kooskõlas tema sõnaga. Me teame oma aasta pikkuse kogemuse põhjal, et nii palju inimestega, tähendab, kui ma ütlen, et aasta pikkuste kogemuste põhjal inimestega suheldes. Tihtipeale, kui on püha vaimuga vastuvõtmisega. Eestis ei ole seda probleemi, aga Iirimaal ma nägin seda probleemi. Ameerikas on suur probleem olnud või tervenemisega või ka palvele vastuse saamisega, siis paljud lihtsalt, mida nad teevad, loodavad. Et Jumal kuuleb neid, kui nad palvetavad või nad loodavad, et saavad vastuse. See, et kunagi Jumal, ma ootan püha vaimu. Jumal ütleb, ma annan kohe, püha vaimu ristimine on kuna. Kohe praegu, on ju nii. Tervenemine on kuna. Kohe praegu. Ja kõige põnevam on selle juures see, tervis kuulub juba meile. Amen. Tervis on meile, see ei saa meie omaks, see on juba meie oma. Usk ütleb, see on minu oma, sest Piibel ütleb, Jeesuse vermete tõttu te olete terveks saanud. Usk on juba meie oma. Ma tahan tuua siit välja ühe Kenneth Hagini loo. Ja siin ta räägib mul on mitu Kenneth Hagini lugu välja toodud, on päris head lood, nagu selle just usu ja lootuse vahekorrast või näitest, kuidas usk töötab ja mis on lootusega seoses. Siin ta ütleb, Kenneth Hagin siis räägib oma ühe loo. Ma mäletan, et pidasin aastaid tagasi Waco, Texasis telgi koosolekud. Me alustasime ärkamist pühapäeva õhtul. Jutlustasin evangeelset tüüpi sõnumit ja järgmisel õhtul jutlustasin usust. Järgmisel õhtul oli meil esimene tervenemise Jumala teenistus. Panin inimesed alati samasse ritta, et nad saaksid tervenemise või püha vaimu. Jutlustasin käte peale panemisest ja pärast kadunute kutsumist panin käed haigete peale, et nad saaksid terveneda ja usklikute peale, et nad saaksid püha vaimu. Kõige esimene mees järjekorras tuli püha vaimu vastu võtma. Ma ütlesin talle, kas sa täitud püha vaimuga nüüd, kui ma panen oma käed sinu peale, palvetan. Vend Hagen ütles ta, ma tõesti loodan, et täitun. Ma ütlesin, siis sa ei täitu. See tegi ta natuke vihaseks. Ma ütlesin seda, et teda aidata, mitte vihastada. Nii et ma ütlesin talle kohe, sa ei saa Jumalalt midagi lootuse kaudu, sa saad vastu usu läbi. Ta ütles, aga ma ei tea, kas ma saan või mitte, seega ma ei ütle, et saan. Ma ütlesin, kui ma pakuksin sulle dollarilist rahatähte, kas sa ütleksid, ma ei tea, kas ma saan selle vastu võtta või mitte? Ei kindlasti mitte, ütles ta. Ütlesin ma, Jumal pakub sulle kingitust, mida on sama lihtne vastu võtta, kui sulle pakutavad dollarid rahatähte. Ta ütles, jah, aga ma olen otsani väga aga ma olen otsinud väga pikka aega. Tegelikult olen ma otsinud umbes 13 aastat ja ma pole veel saanud, seega ma ei tea, kas ma saan nüüd või mitte. Ta sai sellest üsna ärritunuks, nii et ma lihtsalt sirutasin käe, panin käe ümber tema ja kallistasin teda kaela. Ütlesin, vend, ma olen siin, et sind aidata, aga praeguses olukorras võiksin ma panna käed su pea peale, kuni kõik juuksed peast maha kuluvad ja sa ei saaks mitte midagi.
Seega ma lihtsalt soovitan sul istuda esimesse ritta ja kuulata ja vaadata, mis toimub. Siis näed sa erinevust uskumise ja kahtlemise ning usu ja lootuse vahel. Nii et me palvetasime mitme inimese eest, tervenemise eest ja siis jõudsime ühe noore naise juurde, kes tahtis saada püha vaimu. Ma küsin, kas oled kristlane? Noh, ütles ta, mina olen koguduse liige. Ma ütlesin, sa mõistad, et võid olla ükskõik millise koguduse liige ja mitte olla kristlane. Päästmine ei ole koguduse liikmeks olemise või uuesti sündimise küsimus. Jah, ütles ta, ma tean, et ma olen uuesti sündinud. Kui teete, Kenneth Hagin küsib, kas sa oled uuesti sündinud? Ma käin kirikus ja see ei loe, kas sa käid kirikus või ei käi kirikus. Kas sa oled uuesti sündinud? Jah, ma olen. Vastus, lihtne vastus. Nii et me palvetasime, ma võtan su tunnistuse vastu, ütlesin ma, ära lase kuradil ennast sellest ümber veenda. Siis küsisin temalt, kas sa siis usud püha vaimu? Olles ise samas konfessioonis pärit, teadsin, et kõik selles konfessioonis ei usu püha vaimu ristimisse. Kas sa usud püha vaimu ristimisse, mille tõestuseks on keeltega rääkimine? Kindlasti usun, vastas ta. See on piiblis kirjas, see on sõna, siis ma küsin, kas sa võtad püha vaimu vastu, kui ma panen oma käed su pea peale ja palvetan. Ta vastas, muidugi võtan. Tal oli piibel käes ja ütles, ma istusin seal täna õhtul, järgisin iga püha kirja kohta, mida sa jutlustades andsid. Ja see kõik on sõnas. Kuidate, ta istub, see naine istub ja kuulab. Ja kust usk tuleb? Kust tal usk tuli? Kuulas sõna. Amen. Ta pani tähele, mida koosolekul räägiti. See tekitas temas usu. Ja vaata, see ongi see, et ta toob välja, et ta oli konfessioonis, kus ei usutud püha vaimu ristimisse. Aga nüüd ta see kirja koha tegi otsuse, et ma usun seda, mida sõna ütleb. Nägin, et ta oli valmis, sest nägin tema usku tegutsemas. Sirutasin käe tema laubale ja enne, kui ma teda isegi puudutasin vaevu sõrmedega, tõstis ta oma mõlemad käed üles ja hakkas kohe keeltes rääkima. Ütlesin esireas istuvale vanemale härrasmehele, kas sa näed vahet selle vahel, kas sa lihtsalt loodad, et saad püha vaimu ja kas sa tõesti usud, et sa saad selle vastu. Ütled, kas sa näed, mis on vahe? Üks ütleb, ma loodan, et ma saan, ma tõesti loodan, teine ütleb, pane käed peale ja ma saan. Amen. Ja see mees ütles ta, näen küll, reede õhtul tuli ta tagasi ja oli järjekorras esimene inimene. Ütlesin talle, ma näen, et sa oled tagasi. Jah, ütles ta, ma olen tagasi ja ma ütlen sulle veel midagi. Olen oma lootuse usuks muutnud. Pane lihtsalt oma käed minu peale ja ma täitun kohe. Püha vaimuga. Sirutasin käe, et tema peale panna ja olin teda vaevu puudunud, kui ta mõlemad käed tõstis ja hakkas teistes keeltes rääkima. Sellel on nii suur vahe. Millel? Kui sa tõesti usud Jumalat, selle asemel, et lihtsalt loodad, et sa saad temalt oma palve. Olgu selleks püha vaimu saamine, tervemine või mõni vastu palvele. Nagu see mees ütles, et ta on otsinud püha vaimu ristimist 13 aastat, aga tegelikult oli ta lihtsalt lootud, et saab püha vaimu. Ja me ei saa Jumalalt midagi lootuse läbi, me saame Jumalalt asju usu läbi. Mitte lootuse läbi, vaid usu läbi. Ja siin tahan lugeda selle siis lootus versus usk nõustumise, mis on vahe lootusele usul, on Kenneth Hagini lugu, kuidas ta tuleb surivoodilt ülesse. Siin ta räägib, see seletab väga hästi lahti meile, mis on siis uskumine ja mis on siis lootmine. Siin Kenneth Hagin siis räägib oma loo. Mäletan, kuidas ühel teisel korral, ühel Jumal teenusel lõpus ütles üks naine mulle. See ei ole see lugu, vabandust, see on lihtne lugu sellest naisest, kes siis on vaja rahaline vajadus. Mäletan, kuidas ühel teisel korral, ühel Jumala teenusel lõpus ütles üks naine mulle, vend Hagin, ma soovin, et sa mind nõustaksid. Oma sõnumis kasutasite Mattuse 18.19 kirja kohta.
kirjakoht, kus Jeesus ütles, kui 2 teie seast on maa peal ühel meelel, mida iganes mingi asja suhtes, mida nad paluvad, siis see tehakse neile, minu isalt, kes on taevas. Ja see piibel taas ütleb, ma tõesti teile, et kui 2 teie seast ühel nõul maa peal on mingi asja pära, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Ma ütlesin, olgu õde, milles sa tahad, et ma sinuga kokku lepiksin või nõustuksin. Ta ütles, kas ma pean sulle ütlema? Muidugi. Miks me peame ütlema? Kui sa ütleksid mulle, nõustume selles palves, siis ma peaksin ju küsima, milles sa tahad, ma nõustun. On ju nii? Sa ei saa öelda, et kas ma pean ütlema. Kui sa ei ütleks mulle, ma ei saaks ju nõustuda. Amen. Ütlesin, ma ei saa milleski kokku leppida, kui ma ei tea, milles kokku lepime. Ta ütles, see on rahaline vajadus. Ma ütlesin, olgu, kui palju sa vajad. Ta ütles, mu mehel on töö ja teenib nii palju raha, aga on tekkinud hädaolukord, vajame lisaks $100. Ma lihtsalt ei tea, kus see tuleb. Aga ma tean, et Jumal saab meid aidata ja meile saab meid aidata. Ta saab küll, ütlesin talle. Jumal saab kindlasti aidata. Siis ma tahan, et sa minuga nõustuksid, et Jumal annab sulle kuus lisaks $100. Jah, vastas ta. Täpselt nii. Ma ütlesin, olgu, lepime kokku. Ma palvetan, sina kuula. Kui ma palvetan, sina nõustu sellega, mida ma palvetan. Sest kui me mõlemad korraga palvetame või sina lähed ühes suunas või mina teises suunas. Lepime kokku, sina lihtsalt lepid praegu oma vaimus kokku. Nii ma palvetasin ja tuletasin isale meelde, et me oleme tema sõna järgi ühel meelel. Ma ütlesin, me oleme maa peal ja sina ütlesid, et kui 2 teie seast maa peal ühel meelel on mingi asja suhtes, mida nad paluvad, siis sa teed seda neile. Ma ütlesin, me oleme nõus selle lisa $100 osas, mida see naine sel kuul vajab. Ma tänan sind, isa, sest me oleme nõus, et see on tehtud. Tänan sind selle eest, aamen. Ma ütlesin, kas see on tehtud. Kohe ma ei tee tema üle nalja, ma lihtsalt nendin fakte. Lülitas ta end sisse niimoodi, et hakkas nutma, ütles vend Heigen, ma tõesti loodan, et see on tehtud, ma loodan küll. See oli tema vastus. Kas sa usud, et see palve on tehtud? Tema ütles, ma loodan. Ma ei tee nalja, aga see oli see, mida see naine tegi. Ja siis ütles Kenneth Hagin talle, siis pole see nii. See pole nii, sest me ei ole nõus. Sina loodad, mina usun. Siin pole mingit üksmeelt. Just sel põhjusel mõned meie palved ei toimi. See on põhjus, miks palved ei toimi, kui me loodame. Usupalve ütleb, meil on käes, Jumal, me täname ja lõpp on see, halleluja, ma usun, et see on mul käes. Amen. Nii lihtne see ongi. Ja kindlasti pole see Jumala süü, et palved ei toimi. Mitte kunagi pole see Jumala süü, et palved ei toimi. Kui meie palved ei toimi, pole see kindlasti Jumala süü. Jumal ei vea kunagi meid alt. Kui meie palved ei toimi, mul on kord. Jumal ei muutu ja palve ei muuda Jumalat. Jumal ei muutu ja oma palvega me ei saa muuta Jumalat. Ta on täpselt sama enne meie palvetamist, palvetades ja pärast palvetamist. Jumal on see sama eile täna igavesti. Palve ei muuda Jumalat, palve muudab olusid. On see arusaadav? Tihtipeale hakkame palvetama, et Jumal muutu, Jumal ei muuda, Jumal on see sama, eile täna igavesti palve muudab olukordi, peaks muutma ja seda me teeme usu läbi. Ta on alati sama ja see tähendab, et ta on alati oma sõnale ustav. Heebra 10, 23 ja 13, 8. Rooma 4, 20 ja 21. Ja ta ütleb, ja ihu poolest vestud puhtaks veega pidega kõikumata kinni lootuse tunnistused, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti. Jumal ei muutu. Ja Rooma kirjas ta ütleb, ent Jumal tõotusest ta ei mõtlenud uskmatusest kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mida ta on tõotanud.
Jumal ei muutu. Abraham uskus Jumalat üle lootuses. Jumal oli sõna andnud, Jumal oli veendunud, et see, mida Jumal on öelnud, ei muutu. Ja mulle meeldib üks doktor Lilian Bioman ütles midagi väga huvitavat. Ja see, kui me võtame selle vastu, see saab meile väga suureks õnnistuseks. Ta ütles niimoodi, kui ma palvetan millegi eest või palvetan ainult ühe korra millegi eest ja ma seda ei saa, siis mina hakkan muutuma. Ma hakkan muutuma, sest kui ma palvetan ja sellele palvele ei ole vastatud, peab minu poolt toimuma muutus. Enne kui vastus tuleb, ma tean, et Jumala poolt ei saa olla mingit muutust, sest tema ei muutu kunagi. Väga lihtne aru saab, kui ma palvetan, ma olen ühe korra palvetanud, ma vastust ei saa, siis ma muudan, sest Jumal ei muutu. Muutus peab toimuma alati kus kohas? Meie poolt. Amen. Ma tean, et Jumala poolt ei saa olla mingit muutust, sest tema ei muutu kunagi. Seega, kui peab toimuma mingi muutus, peab olema meie poolt. Seega, kui ma palvetan ja ei saa, siis ma hakkan muutma, olen seda asja poliitikat aastate jooksul järginud ja avastanud, et see toimib alati 100%. See on doktor Lilian Bioman ütles, et ma olen tähele pannud, kui mina muudan ennast Jumala sõna järgi, see toimub alati 100%. Ka meie peame võtma sama suhtumise. Kui me palvetame millegi eest, me oleme juba 10 aastat palvetanud, 20 aastat palvetanud, pole tulemus saanud, aega on muutuda. Mõtle, tema ütles, et ma palvetan ühe korra. Ja ma vastus ei saa, kuskil on midagi valesti. Kas mul ei ole usku, võib-olla ma ei ole usus seda teinud, ma olen lootust teinud või ma olen Jumala sõnaga ei ole kooskõlas. Aga ta ütles, et ma võtan kätte ja ma muutun kohe, sest kui Jumal ütles, et sa oled terve, siis sa oled terve. Kui Jumal ütles midagi, see on tõde ja me peame õppima aru saama, et Jumal ei muutu kunagi. Ja me ei muuda Jumalat oma palvetega. Tihtipeale inimesed, see ongi suurim võib-olla probleem, et me üritame tuua Jumala oma tasemele ja hakata teda muutma ja veenma. Et kuule, et Jumala asjad on niimoodi siin maa peal asjad. Jumal ütleb, mina lõin maa. Ma tean, kuidas siin asjad on. Mina olen teinud su võitjaks. Ma olen teinud su terveks. Ma olen andnud sulle kõik, mida sul vaja oleks Jumala kartuseks. Ma olen öelnud, sa suudad läbi minu kõik. Sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Tema jumalik vägi on meile andnud kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Amen. Me peame mõistma, et me ei saa asendada usku lootusega ja saada vastuseid Jumalalt. Me ei tohi valesti aru saada. Kui hoiame lootust õiges kohal, on see meie jaoks kõige õnnistatum ja imelisem reaalsus. Paulus ütles 1. Korintuse 13, nüüd jääb aga usk, lootus, armastus. Need 3, aga suurim neist on armastus. Paulus ei öelnud, et usk ja lootus pole olulised. Ta ütles lihtsalt, et suurim neist 3 on armastus. Kui igal neist on oma koht, näiteks ei saa lootus armastusega asendada ja usku ei saa lootusega asendada. Ja ometi tean, et enamik inimesi püüab saada tervenemist, püha vaimu ristimist või palvetusi lootuse või mitte usu põhjal. Ma tean, et need asendavad usu, inimesed tihtipeale asendavad usu lootusega, kuna me kuuleme, mida nad ütlevad ja räägivad. Kuidas me teame, kas on usk või lootus? Kui me kuuleme, need ütleme, kui sa võid, inimesed võivad öelda tihtipeale ka niimoodi, kui sa võtad minult lootuse, siis ei jää mul midagi järele. Me peaksime neile vastama, me ei võta sinult su lootust ära, me lihtsalt tahame näidata sulle, et su lootus on vales kohas ja üritame panna lootust tegema seda, mida ainult usk suudab teha. Me peaksime olema selles kohas abistamas, et lootus ei ole halb asi, aga lootus ei saa asendada usku. Me ei saa lootuse läbi terveks, me ei saa lootuse läbi kätte, sest lootus on alati kunagi kus kohas? Tulevikus. Usk on nüüd. Ma loodan, et ma saan. Aga lootus on oma koht olemas. Ja me ei saa... Ainult usk suudab teha seda ja mida see usk suudab teha, on Jumalalt vastuvõtmine. Lootus on alati tuleviku vorm. Me täname Jumalat ja meil on õnnistatud lootus.
Kui me vaatame mõningad asja lootuse kohta, siis meil on lootus on õnnistatud koht. Kiriku õnnistatud lootus on issanda Jeesuse Kristuse pealne tagasitulek. Peatne. Mis on see? Kiriku meie õnnistatud lootus on issanda Jeesuse Kristuse peatne tagasitulek, päästetud surnud üles tõusmine, elavate pühakute äraviimine, taeva lootus ja lootus näha oma lähedasi sõpru, Jumal tänatud selle lootuse eest. Me rõõmutseme selle lootuse üle, aga see kõik on tuleviku vormis. Paned sa tähele? Jeesus tuleb kunagi tagasi. Me loodame, et ta tuleb tagasi. Me loodame, et me näeme, et tuleb. See on alati midagi, mida me näeme tuleviku vormis. Jeesus tuleb taas. Miks see on lootus? See toimub. Jeesus tuleb taas olenemata sellest, kas me usume seda või mitte, ta tuleb, sest sõna ütleb nii. Me loodame, et tuleb meie eluajal. Aga meil on öeldud, mida? Ainult Jumal teab, kuna ta tuleb. Vahelt ei ole, kas me usume või ei usu, Jeesus tuleb, aga meil on lootus, et ta tuleb meie eluajal. See on heas kohas olev lootus. Et me loodame, et lähme taevasse ja me näeme oma lähedasi seal. On ju nii? Sest igaüks teeb ise otsuse, kas ta läheb taevasse või ei lähe taevasse, kui me anname evangeeliumi sõna. Ülestõusmine toimub olenemata sellest, kas meil on sellesse usku või mitte. Olenemata sellest, kas me usume sellesse või mitte, see ikkagi toimub. Ülesvõtmine toimub olenemata sellest, kas me sellesse usume või mitte ja lähedased ja sõbrad, kes on kristlased, kes on surnud ja lahkunud sellest maailmast ning läinud taevasse, on seal olenemata sellest, kas me sellesse kohta usume. Saad aru? Nad on seal nagunii. Kas me usume või ei usu? Teatud lootus, nüüd me toome välja, lootusel on oma koht olemas. Et me ei hülga seda, aga sellel on olemas koht. Me ei saa asendada ja nad naasevad koos Jeesusega, kui ta tuleb tagasi. Meie usk ei too Jeesus tagasi. Teisisõnu, me ei suuda uskuda, et ta tuleb mingi kindlal ajal ja et mingi usk toob ta tagasi. Kui see oleks tõsi, siis võiks kirik uskuda ja saaks Jeesuse tagasi tuua oma uskumise kaudu. Jeesus aga tuleb, aga näete, see kõik on tuleviku vormis, sest me ei tea, millal see juhtub. Aga me teame, et see juhtub. Ja me teame, et see on õnnis lootus ja me teame, et see on puhastav lootus, sest 1. Johannese 3.3 ütleb ja igaüks, kellel on niisugune lootus tema peale. Puhastab ennast nõnda, nagu tema on puhas. See õnnis lootus on tuleviku vormis. Mina usun ja me kõik usume, et Jeesus tuleb tagasi, ta tuleb tagasi olenemata sellest, kas ma seda usun või mitte. Saad aru? Meil on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast nagu tema on puhas. Meil on see lootus, milline lootus, et Jeesus tuleb ühel päeval tagasi. Ma toon välja, miks ma räägin lootusest, sest sellel on oma koht olemas. Aga me ei saa lootust panna seoses tervenemisega või me tahame Jumalalt midagi kätte saada. Ja see ongi tihtipeale, inimesed seovad lootuse, kus ma ütlen, et järsku ta tuleb, või järsku ma saan terveks, järsku kunagi ma saan terveks, järsku midagi on. Jeesuse tagasituleku ootamine on selle õnnistatud lootuse ootamine, on kombinatsioon lihtsalt sõna uskumisest ja lootusest omamisest sellesse, mida sõna ütleb, see on tuleviku vorm. Me oleme sõnast lugenud, et Jeesus tuleb kunagi tagasi, ainult teab, kes seda. Jumal teab seda, järelikult me ei saa seda uskuda, me saame loota, et ta tuleb minu eluajal. Amen. Aga kui ma ütlen või me ütleme, ma usun, et ma saan kunagi terveks, siis see pole üldse uskumine, see on lootus, mitte usk ja lootus ei too sulle tervenemist. On häid inimesi, kes olid haiged, aga surid seda öeldes. Nad olid imelised inimesed, kes on nüüd taevas ja ma ei räägi neist üldse halvustavalt, sest nad olid imelised kristlased, nad lihtsalt ei teadnud, mis on usk. Keegi võib öelda, ma usun, et Jumal teeb mind
kunagi terveks, aga see pole usk, see on lootus. Kõik, mis osutab tulevikku või vaatab tulevikku, on lootus. See pole usk, sest usk on kuna. Praegu. Nüüd on usk, Hebra 11.1. Usk ütleb, see on minu, mul on see nüüd. Lootus ütleb, ma saan selle kunagi. Aga seni, kuni sa oled lootuses, mitte usus, ei saa see, mida sa soovid kunagi teoks. Sest see ei saa kunagi teoks. Miks? Sest see on alati kunagi. See on kunagi tulevikus. Usk on nüüd. Aga niipea, kui hakkame uskuma ja tegutsema, nii nagu Jumala sõna on, hakkab sinu usk sinu heaks automaatselt tööle kohe. See ongi see, et usk on milline? Kuna? Usk on nüüd, praegu, kohe. Usk tuleb kuuldud Kristuse sõna ja Piibel ütleb meile 1. Peetri 2.24, et tõepoolest võttis enne peale meie haigused ja kandis meile, tähendab, et tema vermete läbi oled terveks saanud, ütleb 1. Peetruse 2.24. Tõepoolest võttis meie valude haigused peale, ütleb Jesaja 53 meile. Ta võttis selle ära, ta on ära võtnud, midagi on tehtud. Kui sina ütled sellele mäele tõuse paiklange merre ja ei mõtle vaid usud see, mis sa ütled, sünnib, siis see saab sulle. Amen. Kui me tahame midagi Jumalalt saada, me peame käituma usust. Ja see on nüüd ja kohe ja praegu. Täpselt see ongi sama, nagu mulle meeldib nii väga, kuidas näiteks ütles, et me ei murra millegist läbi. Jeesus on meid juba läbi murnud. Me peame nägema ennast selle võidu käes, mida Jeesus on teinud meie jaoks. Ja sellepärast on igal kristlasel väga vajalik teada, kes nad on Kristuses, Jeesuses. Amen. See on väga vajalik. Siin on Kenneth Hagini hea lugu, kuidas ta muutis siis lootususuks. Üks hea õppetund. Me oleme seda kindlasti kuulnud, aga loeme seda veel korra. See on see, kuidas ta tuli surivoodilt välja. See on pikem lugu, aga me kuulame selle ära. See on õppetund, mille ma õppisin haigusvoodil palju aastaid tagasi. Olin selles voodis 16 pikka kuud lamanud, enne kui terveks sain. Tegelikult olin ma kogu elu haige olnud ja mul polnud kunagi normaalset lapsepõlve. Ma ei jooksnud ega mänginud kunagi nagu teised lapsed ja 15 aastaselt jäin täiesti voodi haigeks. 5 arsti, kellest üks oli suurepärane Maio kliiniku tööline, ütles, et meditsiiniteadust teada või selle kohta käivate andmete kohaselt polnud keegi minu seisundist inimene elanud kauem kui 16 aastat. Jäin täiesti voodi haigeks vaid paar kuud enne 16-aastaseks saamist ja jäin voodi haigeks peaaegu 17-aastaseks saamiseni. Tegin läbi kõik, mida igaüks teeb, kui nad meeleheitlikult tahavad terveneda. Tänu Jumalale kõigi heade raamatute eest tänapäeval usu ja tervemise teemal. Aga tol ajal polnud neid palju. Kui neid oligi, siis ma ei teadnud neist ega saanud neid kätte. Olin lihtsalt konfessionaalne poiss, kes luges vanema piiblit, aga tänu Jumalale see on täpselt nagu meie teise evangeeliumi piibel. See on sama piibel. Kui ma üritasin terveneda, nutsin ja palvetasin, ütlesin, kallis isand, palun tervenda mind. Anusin teda, et ta mind tervendaks ja palvetasin mitu ööd, terve öö ja mitu teist ööd, peaaegu terve öö. Kui oled 24 tundi ööpäevas voodihaige, saad palju palvetada. Palvetasin mitu tundi päevas, päeva järel, nädala järel ja kuu järel. Ma sündisin uuesti, aga ma ei saanud mingeid tulemusi tervenemise osas. Palvetasin ja olin kindel, et Jumal oli mind kuulnud ja tervendanud, sest mul oli just kui sama tunne, mis temal. Ma ei pea silmas, et tundsin end füüsiliselt tervena, sest ma ei tundnud end kuidagi teisiti, aga ma lihtsalt tundsin, et tema oli mind kuulnud. Ma ei saa öelda, et ma füüsiliselt tundsin ja Jumal mind kuulis, aga ma räägin mingisugusest vaimsest tundest, et oli palvetanud, teab, et Jumal on kuulnud, sest Jumal kuuleb palveid, on ju nii? Kui ma palvetasin tervenemise eest, tundsin ma, minu palve on vastatud. Ja lõpuks jõudis sinna, ma tean, et ma olen palvetanud, et see on vastatud. Ja? Aga siis tundsin oma südant, see ei löönud ikka veel õigesti. Siis vaatasin oma alajäsemeid ja need olid ikka veel halvatud. Mu jalad olid vaid luud, mille peal oli veidi nahka. Reites ega sääramailadest polnud liha ega lihaseid. Siis hakkasin nutma ja ütlesin, issand, ma arvasin, et sa teed mind terveks. Ma lihtsalt tundsin,
et sa seda teed. Ma lihtsalt teadsin seda, aga sa ei teinud seda. Ma ei suutnud seda mõista ja umbes kuu aega ma lihtsalt ei vaadanud piiblitki. Kuidete, ta üks moment tunneb, et ma olen terveks saanud ja kuidete, tekib kibestumine. Ta ütleb, et mul tekis kibestumine, et ma isegi kuu aega isegi ei vaada mitte piibli poole. Otsustasin, et võin sama hästi loobuda palvetamisest kui halvast tööst. Siis hakkasin ma libastuma, läksin otse surma ukse ette, otse surma piinadesse. Hoidsin voodipeatsist kinni, et mitte minekut hoida, et ma ei pea, et hoidsin kinni, et ma ei läheks. Üritasin hoida kõige 10 küünega voodist kinni, et ma ei läheks ära. Oli näha, kus ma voodist kinni hoidsin, kuni kogu lakk oli peatselt maha kulunud. Võitlesin surmaga kogu oma hingega. Siis tuli uuesti Jumala sõna juurde, hakkasin seda uuesti lugema. Noorena tahtsin nii väga elada. Seega võitlesin loomulikust vaatenurgast surmaga. Aga ma ei näinud, kus ma selle vaimselt mööda panin. Püüdsin tegutseda Jumala sõna järgi ja ma sain mingi tulemuse ning taastusin rünnakutest, aga ma ei saanud ikka oma tervenemist. Lõpuks 1934. aastal augustis teisel teisipäeval pärast 16 kuud haigevoodist lamamist ütlesin issandale, kallis issand Jeesus, kui sa olid siin maa peal, ütlesid ta Markuse 11.24. Kõik, mida te palvetate ja palute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teil olemas. Ma soovin terveks saada. Sa ütlesid, kui te palvetate, ma olen palvetanud. Sa ütlesid, usu, ma olen uskunud. Ma jätkasin, kallis issand Jeesus, kui sa seisaksid siin minu voodi kõrval lihas ja ma näeksin sind oma füüsiliste silmadega ja ma saaksin sirutada oma füüsilise käe ja asetada oma käe sinu omadele. Kui sa ütleksid mulle, poeg, sinu probleem on selles, et sa ei usu, siis ma ütleksin sulle, kallis issand Jeesus, sa valetad selle kohta, mina usun. Ma ütlesin seda lahkelt ja siiralt, mitte ülbelt. Sa ei saa uskuda kaugemale tegelikust teadmisest. Jeesus räägi inimestega füüsiliselt nagu keegi teine sinuga räägiks. Miks? Sest ta ei ole siin lihas, aga püha vaim on siin. Ja Jeesus ütles püha vaimu kohta. Püha vaimu kohta mida? Püha vaim ei räägi iseenesest, vaid räägib seda, mida ta kuuleb. Johannese 16.13. Ja siis ta ütleb, püha vaim kõnetas mu vaimu minu sees. Jah, sa usud küll nii palju, kui sa tead. Inimene ei saa uskuda kaugemale oma tegelikust teadmisest. Seda lihtsalt ei saa teha. Siin paljud ebaõnnestuvad. Nad ei tea tegelikult, mida sõna ütleb. Issand ütles, sa usud küll nii palju, kui sa tead, aga see viimane lause käib selle pühakirja salmi juurde ja see antakse teile. Seal öeldakse, uskuge, et te võtate selle vastu ja see antakse teile. Markus 11.24. Vaata, ta ütleb, et see antakse teile. Väga loogiline on ju tegelikult. Kui sa palud usus midagi, sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute, mida tehke? Uskuge, et te seda saate ja see antakse teile. See on sama, mida Jeesus ütles pühavaimu kaudu Kenneth Hagenile. See viimane osa käib sinna juurde. Sa usud, jah, et sa oled terve, aga see viimane osa, sa oled selle siis saanud. Usu, et sa oma palved oled kätte saanud enne, kui see on sinu oma. See ongi see, et sa oled selle kätte saanud enne, kui sa seda näed. Siis ma nägin seda, see oli just kui keegi oleks minust tule põlema pannud. Ma nägin seda, ma ütlesin kohe, kallis issand Jeesus, ma näen seda, ma pean uskuma, et ma saan oma tervenemise enne, kui ma selle saan. Ma pean uskuma, et ma saan oma südamele tervenemise, kui mu süda veel ei löö õigesti. Ma pean uskuma, et saan oma halvatusest tervenemise, kui loomulikust vaatenurgast olen ma ikka veel halvatud. Ja ma usun, et ma olen vastu võtnud, siis ma saan selle. Näete, ma polnud seda veel teinud. Ma tahtsin kõigepealt oma tervenemise saada ja alles siis uskuda. Aga te ei pea seda uskuma, aga siis ei ole vaja ju uskuda, kui te olete selle kätte saanud. Lihtne on ju.
siis ei enam usku vaja. Siis te teate seda, siis me teame seda. Usk ei ole nägemine, teisisõnu, kui oleme näinud seda, millesse usuksime, ei vajaks enam usku, et oma palvet uskuda. On ju nii? Kui meil on see juba käes, me ei pea enam uskuma. Usk on enne, kui me oleme kätte saanud. See oligi see sama, nagu Kenneth Hagin ütles, see oli see vahe. Ma uskusin, et ma olen terve ja nüüd ma ootasin seda. Aga ta ütles, et ma usun ilma midagi nägemata, see on juba minu oma. Saad aru? See ongi tihtipeale, me seisame, usume, miks me ei näe, sest me tegelikult ei usu, me tahame näha ja siis uskuda. Aga Kenneth Hagin ütles, et ma hakkan siin nägema, mis oli? Ma pean uskuma ja siis alles. Saad aru, see on see väike vahe selle juures. Siin ta ütleb, näete, ma polnud seda veel teinud, ma tahtsin kõigepealt oma tervenemist saada ja alles siis uskuda. Aga te ei pea seda uskuma siis, kui te olete selle juba kätte saanud. Nägin kohe, mida ma olin teinud, olin kõik need kuud lootud oma tervenemist saada. Aga lootus ei toiminud. Ma ei saanud kunagi oma palvetele vastust lootuse kaudu, ainult usu kaudu. See tähendab, et pidin uskuma, et mul on oma palve olemas, enne kui ma selle tegelikult teoks tegin. Üks hea asi selle juures on see, et te ei pea omama täisevangeeliumi kirikut, konfessionaalset kirikut ega kedagi teist, kes teile ütleks, kuidas Jumalalt vastu võtta. Kui te lihtsalt järgite sõna püha vaimu, leiate, et sõnaga kooskõlas kõndimas, sest püha vaim juhib teid alati sõnaga kooskõlas käima. Püha vaim juhib sind kuhu? Alati sõnaga kooskõlla. Ja siin Hagin ütleb, näete, kui ma lamasin oma voodis, sain ma liikuda ainult oma keha alumist, oma voodis sain ma liigutada, ainult mu keha alumine osa oli halvatud. Ma sain oma käsi liigutada. Keegi ei käskinud mul käsi tõsta ja ma ei osanud öelda, miks ma seda tegin, aga ma lihtsalt tegin seda. Ma tõstsin käed ülesse, kui ma seal voodis selili lamasin. Ma tõstsin käed taeva poole ja ütlesin, taevane isa, kallis issand Jeesus, tänu Jumalale, et ma olen tervenenud. Ma usun, et olen tervenenud. Lõpuks ometi sain selle õigesse ajavormi. Ta ütles, et ma ei saa terveks, vaid ma olen juba terve. Ja Kenneth Hagin ütleb, lõpuks ometi peale kuude pikkust Jumala sõna uurimist, õppimist, ma sain selle õigesse ajavormi. Ja siis ta ütleb, lõpuks ma sain selle enda jaoks tööle. Usk on loodetavate tõelisus, nähtamata asjade tõendus, Hebra 11.1. Nüüd on usk olemas. Kui see pole praegu, siis pole see usk. Piibel ütleb, nüüd on usk olemas, olevikus. Kui see pole olevikus, siis pole see usk. Kuid ma ütlen issandale, kui me ütleme issandale, issand, ma usun, et ma saan nüüd oma tervenemise, siis oli usk meie jaoks tööl. Aga kui inimesed ütlevad, ma usun, et ma saan oma tervenemise, see pole usk, see on oleviku, see pole olevikus. Usk on alati, mis vormis? Oleviku vormis, lootus on alati tuleviku vormis. See ongi see vahe, lootus, usu vahe. Usk räägib, mul on praegu, mul on kohe, ja mulle nii meeldis, kuulake veel näin siit seda esimest osa, ja ta viis veel sammu kaugemale, et me ei pea võitlema läbi, me oleme ju võitnud. Me peame nägema, et me oleme võitnud. Võit on nüüd usk on. Amen. Ja siis Kenneth Hagin räägib nüüd edasi. Ma ütlesin, tänan sind, kallis issand Jeesus, mu tervenemise eest. Ma usun, et mu süda on terve. Ma usun, et mu halvatus on paranenud. Ma tänan sind mu keha tervenemise eest. Mõni minut võib tunduda pika ajana, aga ma usun, et ma pidin Jumalalt sel moel umbes 10 minutit kiitma. Kuigi ma ei vaadanud kella, pidin ma 10 minutit teda tänama ja mu süda on terve ja mu keha on terve, kui peaaegu kohe esitad saatan mulle väljakutse. Jah, vaidlustab sind saatan üritab sind vaidlustada igal tollil maa peal, mille sa temalt ära võtad. Ta püüab sind võidelda igal sammul. Kui sa üritad kuradilt midagi ära võtta, sa üritad tervist tagasi võtta, siis ta üritab võidelda sinuga, et seda igat tolli, igat sentimeetrit kätte saada sinu käest.
Kenneth Hagin ütles ka, see oli see, mis juhtus. Saatan hakkas kohe võitlema. Ta tahtis kõike kätte saada, sest kurat teab, usu vastu ta ei saa. Kohe ütles kurat mulle, sa oled ikka tegelane küll. Sa väidad, et olevat kristlane ja nüüd oled sa valetama hakanud. Muul ajal oleks kurat eitanud põrgut või tulejärve olemasolu, aga seekord ütles kurat mulle. Kas sa ei tea, et piibel ütleb, kõik valetajad on oma osa tule ja väävliga põlevas järves? Jah, ütlesin ma tean seda, kurat. Näete, ma teadsin, et see oli kuradi jutt, sest kõik, mis tekitab kahtlust või heidutust, on vaenlane. Jätkasin, jah, ma tean seda, kurat, aga ma ei valetanud. Ta ütles, jah, tean küll. Sa ütlesid, et oled tervenud, aga sa ei ole. Nüüd tunneta oma südant. Mul oli nii suur harjumus oma südamelööke katsuda ja ma alateadlikult sirutasin käe, et seda katsuda. Kui ma taipasin, mida ma teen, lõin endale vastu kätt ja ütlesin, ära tee seda. Ütlesin kohe, härra kurat, ma ei öelnud midagi selle kohta, kuidas ma välja näen või end tunnen. Ma ütlesin, et ma usun, et olen tervenenud. Ma usun, et olen saanud vastus oma palvele ja kui te ütlete, et ma tõesti ei usu seda, siis te valetate. Peale selle olete te niikuinii valetaja, sest Jeesus ütles, et olete Johannese 8:44. Hea kirjakoht. Mis ta ütleb, teie olete oma isast kuratist ja oma isa himude järgi te tahate teha. Tema on inimese tappi olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Ta teab, Kenneth Hagin teadis väga hästi, kus see vale tuleb. Miks kurat seda teeb, ta on valetaja. Ja ma ütlesin, Kenneth Hagin räägib edasi, ma ütlesin, kui Jeesus Kristus, Jumala poeg, oli maa peal, ütles ta, kõik, mida te palves palute, uskuge, te seda saate ja see saab teil olema. Markus 11:24 ütleb seda. Nii ütles Jeesus seda ja see, mida ta ütleb, on nii, ma usun seda, kui ma seda usun, siis ma saan selle. Ma usun teda praegu, siis ma ütlesin, kui sa tahad selle üle vaielda, ja käratseda, siis mine vaidle Jeesusega. Mina ei öelnud seda niikuinii. Tema ütles seda. See pani kuradi lõpuks oma kahtluste ja uskuvatusega väljendamisele siis minuga. See pani lõpu sellele siis. Millega jälle, vaata, see on üks huvitav asi, Kenneth Hagin räägib. Ta vastas kuradile millega? Sõnaga. Ja ta ütles, mina ei hakka suga vaidlema. Ja samamoodi ka meie peaks olla nii inimestega kuradiga. Kui sõna ütleb midagi ja keegi tuleb, ütleb sulle teistmoodi, ütleb, mina ei hakka suga vaidlema, sest sõna ütleb nii, kui sa tahad vaielda, mine vaidle. Kellega? Jeesusega. Jeesus andis sõna, Jumal andis sõna, Püha Vaim andis. Ja see ongi see, et kui Jumal ütleb, ma olen rohkem kui võitja. Kui Jumal ütleb, et olge pühad, ükskõik tervenemine, heitke oma muret tema peale. Ükskõik, mis see on, ütles, et kui sa tahad vaielda, siis vaidle Jeesusega, sest mina ei kirjuta, mina teen lihtsalt otsuse uskuda seda sõna, mis seal on kirjas. Ja siin Kenneth Hagin räägib sedasi, hakkasid taas Jumalat kiitma, tänades teda vastuste eest. Tänas teda oma tervenemise eest, olin teda kiitud umbes 10 minutit, kuid enda sees oma vaimus kuulsin neid sõnu. Nüüd sa usud, et oled tervenenud. Aga tervenenud inimestel pole sellisel kellaajal mingit asja voodis olla. Nad peavad üleval olema. Kui te ülistab Jumalat kiidetul halvatanud ja tema sees tuleb sõnum, aga mis sa voodis siis teed? Sel kellaajal ei ole enam voodis. Ma ütlesin täpselt nii. Vaata, kuidas ta ütleb. Mulle meeldib see, jah, sul on õigus. Ma ei pea voodis enam olema ja issand, see on õige. Ma tõusen ülesse, kiitus Jumalale, ma tõusen ülesse. Näete, nüüd olin ma usus. Ma uskusin ja võtsin Jumalalt tema sõnast. Uskumine on usu kaudu selle saamine, mida sa Jumalalt palusid. Uskumine on usu sammu astumine ja usus olemiseks peab astuma usu samme, sest usk nõuab vastavaid tegusid. Minu puhul oli oma voodi haige
Minu puhul olin ma voodihaige ja pidin voodist tõusma. See oli vastav tegevus, mida pidin astuma ja usus tegutseda. Ma ei näinud parem välja, ma ei tundnud ennast paremini ja mul polnud pööst allapoole mingeid tundeid. Kui oleksin lähtunud tunnetest, oleksin pidanud ütlema, et ma polnud tervenenud, sest olin endiselt osaliselt halvatud, aga ma teadsin, et olin tervenenud olenemata sellest, kuidas ma end tundsin. Ajasin end voodist istukile. Seejärel lükkasin kätega oma jäsemed ja jalad voodist lahti ning keerasin keha ümber, nii et istusin voodi serval. Mu jalad kukkusid põrandale nagu paar puutükki. Ma teadsin, et mu jalad olid seal all põrandal. Ma ei tundnud neid, aga ma teadsin, et olid seal, sest ma nägin neid. Kurat üritas minuga iga sentimeetri peal võidelda. Negatiivsed mõtted tulid mu pähe sama kiiresti, kui kuulipilduja kuule tulistab. Kurat ütles, sa ei saa kõndida ja sa tead, et sa ei saa. Sa pole tervenenud ja sa tead, et sa ei ole. Sa valetad selle kohta ja sa kukud siia põrandale ning pead seal lamama. Siis jätkas kurat. Kas sa ei tea, pole möödunud veel 30 päevagi sellest, kui sa viimati voodist kukkusid ja sa pidid seal 45 minutit lamama, kuni su vanem vend tuli sisse, tõstis su üles ja pani su voodisse tagasi. Su vanem vend ja su vanaema ja ema on haiged. Nad ei saa sind tõsta. Ma kaalusin ainult 89 naela, aga olin täpselt sama pikk kui praegu. Siis ütles kurat, ühtegi naabruskonna meest pole kodus ja su vanem vend on tagasi läinud Oklahomasse. Sa pead lihtsalt seal põrandal lamama täna pärast õunal kella 5, kuni su vanaisa töölt tuleb ja siis peab ta su voodisse tagasi panema. Aga teate küll, parim viis kuradit paika panna, aga teate küll, kuidas on parim viis kuradit paika panna, on teda lihtsalt täielikult ignoreerida. Piibel ütleb, ärge andke maad kuradile, Efesose 4:27. Me ei tohi seda unustada, mida Piibel ütleb, ärge andke maad kuradile. Ma ignoreerisin teda ja käitusin lihtsalt nii, nagu poleks ta midagi öelnud. Haarsin voodipostist kinni, aga mu põlved ei liikunud. Mu jäsemed ei liikunud, nii et käed ümber voodiposti lihtsalt rippusid seal põlved longus. Nii hästi, kui suutsin, tõstsin natuke ühte kätt ja ütlesin, Jumal tänatud, et olen tervenenud. Tahtsin kuulutada kõige välisema Jumala ja Issanda Jeesus Kristuse ning taeva inglite ees ning kurad ja kurjade vaimude ees, et Jumala sõna on tõde. Ma usun, et olen tervenenud. Ma usun seda, see vana tuba hakkas keerlema, sest ma olin juba 16 kuud selline lamanud. Põrand tundus olevat seal, kus lagi oli või mõni minut tagasi ja ma nägin kummutit liikumas. Kui see tuba tundus keerles ringist, ütlen, ta pea käis ringi, kõik lihtsalt keerles. Ma lihtsalt sulgesin silmad ja hoidsin voodipostist kinni. Mõne minuti pärast sain aru, et kõik pöörlemine on lõppenud. Avasin silmad ja kõik oli paigas. Ütlesin uuesti, Jumal tänatud, et olen sõna järgi tervenenud. Ma usun seda, siis tundsin esimest korda paljude kuude jooksul midagi. Tunne tuli minu juurde tagasi. See tundus algavat mu pealaest, levis üle minu, nagu võtaks õli või midagi sooja ja valataks selle kellegi pähe. Näiteks, kui valatakse kellegi palju õli peale, voolaks see lihtsalt üle kogu keha. See tunne, nagu valataks mulle peale sooja õli, levis üle kogu mu keha. Ja kui see jõudis mu vöökohani, tekkis tunne, kui sooja õli voolas alla ja varvast otseni välja. Iga närv mu jäsemestes aktiveerus uuesti ja tundsin, nagu 2 miljonit nõela torkavad mind mu jäsemetes. Siis tundsin end lihtsalt normaalselt. Mu halvatus oli kadunud, ütlesin, ma tahan nüüd kõndima. Ma hakkan nüüd kõndima ja ma kõndisingi ja ma olin sellest ajast peale kõndinud. Siis sain ma esimest korda teada, mida tähendab usku omada ja oma usu järgi tegutseda. Siin on see, mida ma teile ütlen. See ongi see, kuidas me näeme selles loos, kuidas Kenneth Hagin pööras oma lootuse usuks.
See on see Markus 11:24. Kui te midagi palves palute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile, või siis on see sul olemas. Ja nüüd Jeesus ütles talle, nüüd on vaja midagi teha, kui see on sul olemas. Ta ei tundnud midagi, ta ei näinud midagi. Reaalsus ütles, et sul ei ole. Kurat, vaata, ja üks asi ongi see tihtipeale, me ei anna aru, kurat üritab võidelda iga millimikrosendimeetri, et me ei läheks edasi. Ja tema puhul oli samamoodi, kõik need kahtlused, sa jääd sinna põrandale vedelema, kedagi ei ole, midagi ei ole, aga usk ütleb, ma olen terve ja ta tegutseb. Ja see oli see, kuidas siis tema, räägib oma lood, kuidas tema lootuse, et ma saan terveks, ja Jeesus ütles, et sa usud enne ja siis oled terve. Ja see ongi see vahe, usk usub enne, sest kui meil on midagi käes, kui ma annaks selle piibli sinu kätte, sa ei peaks enam uskuma, et see on olemas. Momendil ma ütlen, et ma annan piibli kellegile. Nüüd sa saad uskuda, või kas see on mina, kas see olen mina? On ju? Ma ütlen, et mul on üks piibel kuskil kodus ja ma annan selle sinu kätte. Nüüd sa usud minu sõnu, et ma annan sulle piibli. Sul ei ole seda veel. Aga sel momendil, kui ma selle sulle ära üle annan, siis sul pole vaja enam uskuda, sest see on juba sul olemas. Ja täpselt samamoodi nagu Kenneth Hagin uskus, et see on tal olemas. Amen. Ja see on üks põhjus, miks ma seda õpetan. Neid tõdesid tuleb järjepidevalt koguda õpetada. Mul on mitu lugu veel, ma ei hakka nendesse minema. Siin on üks lugu 83-aastasest mehest, kes oli oodanud püha vaimuga ristimist 50 aastat. Ja ta oli käinud, see oli mees, kes oli käinud kõik Azusa tänava koosolekud läbi 3 aastat. Ta oli kõigil koosolekud olnud ja ta polnud saanud seda. Ja siis ta trehvas koosolekus õpetati usust. Ja ütles, et ma olen oodanud, pole saanud. Ja siis ta seal oli usu koosolekul ja ta hakkas vaikselt nägema. Ja ütles, et siis ta läks pastor ütles, et ma hakkan nägema, mida ma olen valesti teinud, aga anna mulle veel aega, see 50 aastat vale õpetust. Võtab natukene aega, et ümber pöörata. Ja ta käis nädal aega koosolekutel ja ütles, et nüüd ma olen valmis. Aga kui teete, mis on hämmastav, see 50 aastat ümber pööramine võttis ainult 1 nädala. Sest vaata, kui me midagi väga tahame ja midagi me tõesti läheb meile korda, me tahame näha muutust, siis me oleme innukad, me paneme tähele, mida Jumal ütleb. Ta oleks võinud öelda, aga ma olen kuulnud seda, aga ma olen seda kuulnud. Miks me muutume? Miks me peame muutuma kehvemaks või halvemaks, kui sõna ütleb meile midagi? Siis me peaksime tegema. Nagu on ju, me ei muuda seda ära, kui usk on usk ei muutu, usk tuleb ikka kuuldust, järjepidevat kuulmisest, siis see tuleb. Ja Kenneth Hagin ütles, see ka minust Nancy ütles, seda ma olen ise kuulnud, aga Nancy ütles väga hästi Kenneth Hagin ütles, kui ma oleksin veel pastor, siis vähemalt 1 kord nädalas ma õpetaksin ikka veel usust. Sest usk on hädavajalik ja see ongi see on põhjus, miks me peame aeg-ajalt minema tagasi selle juurde, mis on usk. Me tihti unustame ära, et me hakkame lootma, et kunagi järsku me saame terveks, kunagi järsku see olukord muutub, kunagi järsku see ei. Need olukorrad muutuvad kuna? Praegu. Ja igas olukorras, kui me siin näeme, püha vaimuga ristimisega oli ka see mees, nägi, nii, nüüd pane käed peale, ma võtan vastu ja sai kohe. Kenneth Hagin, sel momendil, kui ilmutus tuli, et usk on nüüd, ta sai kohe selle vastu. See 83-aastane mees, kui oli 50 aastat oodanud, sai aru, et usk on kuna? Nüüd. Amen. Lootus on hea kelner, aga halb vastuvõtja. Usk on see, mis võtab vastu Jumala käest. Ja lootus võib tuua meile selle olukorra, aga usk peab selle tegema reaalsuseks. Amen. Ja siin on, ma loen ühe väikse loo veel. Ja siis ja usku tuleb järjepidevalt, siin on ühe mehe lugu, kus ta oli saamas ühte maad ja siis ta palus, et teine pastor siis võtaks taga ühel nõul ühendust, võtaksime kokku ja nõustuksime ühel nõul, et ta selle endale saaks.
Ja siin ta ütleb, see pastor siis tahtis, et koos teise pastoriga palvetaksime, et kõik selle ärimaaga korda läheks. Pastor ütles, et ma lihtsalt loodan ja palvetan, et kõik korda läheks. Aga see pastor oli olnud koosolekul, kus oli juba kuulnud usust ja polnud ikka veel aru saanud, mis usk on. Ja see on see, no ma loen selle lihtsalt ette. See pastor tahtis, et ma koos temaga palvetaksin, et kõik selle ärimehega korda läheks. Pastor ütles, ma lihtsalt loodan ja palvetan, et kõik korda läheks. Oli sellele konkreetsele pastorile juba koosolekul jutlustanud. Ta polnud veel lootuse ja usu vahel aru saanud. Kui ta ütles, ma lihtsalt loodan ja palvetan, astusin ma esile ja ütlesin, noh venn, kui see on kõik, mida sa teed, siis sa raiskad oma aega. Ma ei öelnud seda targutamiseks ja hetkeks ma ei teadnud, mida ta tegema hakkab. Me sõitsime tema autos, kui ma seda ütlesin. Ta pilgutas silmi ja ma arvasin hetkeks, et ta kavatseb mind välja visata autost. Siis ta ütles, tead, see on õige. Siis see pastor ütles, tead, see on õige. Ta lihtsalt ütles, jah, see on õige. Siis ta ütles, ma olin juba hakanud ütlema, või ta tahtis öelda, et ma raiskan oma aega ja ka Jumala aega, aga tegelikult ma ei raiska Jumala aega, sest ta ei kuulnud mind algusest pealegi. Ma raiskasin lihtsalt oma aega. Ja pastor sai aru, et lootusest ma ei saa seda kätte, ma olen raisanud oma aega selle kõige juures. Lühidalt öeldes muutis see pastor oma lootuse usuks ja lõpuks sai ta maa ja maja, sest ta loobus lootmisest ja hakkas uskuma. Ta ütles, ma loodan, et ma saan selle ja lõpuks ta tegi otsuse, et kuule, aitab lootusest, ma raiskan sellega oma aega. Vaid me peame hakkama uskuma Jumala sõna. Ja inimesed loodavad 20 aastat, 30 aastat, nad käivad koosolekule, pange käsi peale ja nad loodavad, et nad saavad jälle terveks, loodavad ja niimoodi inimesed käivad kuid ja aastaid, kui me õpetame usust ja hakkame rääkima, mis on usk. Usk võtab kohe vastu, usk käitub teistmoodi, usk tuleb kuultust, usu läbi sa oled juba terveks saanud. Ja nagu see Markuse 11.24 ütleb, sellepärast ma ütlen teile, kõik mida te palute ja anute, uskuge, et te saate, siis on see teie oma. Usk teeb asjad, siis paneb, kus ma ütlen, kus ta siin alguses, ma ütlesin, et usk annab loodetavale, mis asja? Sisu. Usk teeb sisu. Nagu Kenneth Hagen lugu või iga kord, kui me näeme, kus inimene keerab lootuse usuks, on tal see kohe käes. Usk on kuna. Nüüd sama. Siis me näeme, et mis töö ära teeb, on usk. Piibel ütleb, nüüd on usk loodetavate sisu. Hebra 11.1, panen see ka veel meile korra ette. Lootus on hea kelner, aga halb vastuvõtja. Lootus ei tee tööd, aga usk teeb. Usu läbi võid sa vastu võtta kõik, mida Jumal sulle sõnas on lubanud. Olgu see siis pääste, tervenemine, pühavaimu ristimine, finantsid või mis iganes sa Jumalalt vajad. Me saame Jumalalt kätte asju usu läbi. Lootuse kaudu me ei saa, me loodame, et Jeesus tuleb tagasi, see ei muuda, kas me usume sellesse või ei usu, see juhtub, aga usk võtab Jumalalt kätte asju nüüd ja praegu. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Amen.